Et me teadsime, et me oleme kinni võetud, me ei teadnud, miks meid kinni võeti, me ei teadnud, millal meid vabastatakse, aga me uskusime, arvestades seda maailma avalikku üldsust, mis selle organisatsiooni taga seisab, neid riiki. Me teadsime, et selle nimel käivad pingutused, me teadsime, et selle nimel inimesed hakkavad kohe tööle. Ja minu arust see oli täiesti positiivne ootus ja lootus, mis ennast nüüd teatud aja jooksul õigustas. Küll on teil märku enti, et nüüd võib tekkida hetk, et saate vabaks? Sellel hetkel, kui meid vabastama hakati. Mis moodi see vabastamine käis? Vabastamine käis kiiresti ja transpordivahendite abil. Kui teil oleks veel võimalus minna OSCE vaatlusmissioonile Ida-Ukrainas, kuidas te läheksite? Täpsustame seda, ma olen endiselt OSCE vaatlusmissiooni liige. Kas te soovisite? No selles mõttes, et ma olen tööle tagasi, mul on leping. Keegi ei ole minu lepingut lõpetanud. Ja minu arust see on nüüd täiesti vabalt valitud töö, mida võib igaüks internetileheküljel ka endale nagu otsida, sest kõik võivad kandideerida. Sinna võetakse muidugi teatud tingimustega, et peab olema vene keele oskus, peab olema teatud taust, peab olema teatud kogemus. Siin võib küll rääkida, et raha on hea ja kõik see muu, aga kõik peab nagu olema ka tasakaalu viidud.